Heippa hei, Yves siinpool. Täna kokkame. Nägin taas internetis huvitavaid retsepte. Ehk siis Pakistani leiba või saia. Valget leiba küpsetame. Nagu videos pealt näeb, on juba see eeltööd tehtud, tainas kokku segatud, kergitatud. Just võtsingi kergitatud taina kausist välja. Teen siuksed väiksed pallikesed sellest. Hiljem nendes siis rullida vastava suurusega siuksed kettad, nagu pärast näeb ka selle videos. Tainas on sinna väga lihtne. Vaja neid jahu, vett, värvi natukene, suhkrut, soola ja törtsõli. Seal on vaja, et tainas kokku segada, kergitada pool tundi. Siis teha siuksed pallikesed, nagu ma panen seal kandiku peale. Pallikesed valmis teha. Panna uuesti pooleks tunniks siis need rätiku alla kerkima. Ma soolen jällegi nendest taina nendest kogustest kõik, et mul nagu alati esimene kord, elus esimest korda teen leiba, niisugust küpsetust. Siin läks vähe kõik need taina segamised, kõik läksid vähe pahupidi, aga toimub. Siin ma panen need uuesti pooleks tunniks nüüd kerkima vähe, kuna tegemist on pärmitainaga. Siin on taas jälle vähe paisuvad ja seal ongi see point ongi, et see on siuke õhuline tainas. Tekib sealt siukene väga hea. Nüüd võtan need pallikesed ja hakkan sealt siis rullima. Nende video, mis mina nägin, seal oli küll öeldud, et on mingid 15 cm iganes. See on täiesti vaba valik, kui suureks sa neid teed või mida iganes. Ja siin ma jätsingi kandikule, oleks pidanud panema alla ka natuke jahu. Mul jäävad nad sinna kandika külge jäid vähe kinni. Et teen esimest korda, nagu ma ütlesin, teen, aga sain palju vihjed värki. Siis rullid nii suures kui soovid. Et taina paksusest on ka ja küpsetusajast kõik siin oleneb, et minul siin osad paisusid. Läksid siuksed taskukujuks. Video lõpus seda näete. Aga mis olid vähe siuksed paksemad, üle poole sendi. Siis neist olid siuksed, need ei kerkinud nii palju, kuna pooled kerkisid ülesse, pooled ei kerkinud, siis mõtlesin varem välja, aga sealt saingi väikse vihje, et saab teha taskuid ja saab teha täitsa tavalisi saiakesi ka. Täitsa maitsvad. Mina tegin natuke magusamad, panin rohkem suhkrut, vähem soola. Väga hea oli neid süüa. Nad siin on vaikselt hakkavad küpsema, kerkima ja paisuma. Video pildist juba näha, juba hakkavad tõusma. See tagumine ja see äärmine seal tõusid päris hästi. 3 tükki jäid siuksed vähe. Ja need oleks pidanud kauem küpsetama, et see ongi, tuleb täpselt proovida, et siin on nüüd valmis produkt. Et see on inspireerimist väga palju. Esimese korra kohta mina arvan, mul õnnestus väga hästi kõik see. Et tegemist on väga lihtsa, kiiresti küpsva ja väga maitsva leiva või saiaga, kuidas keegi neid nimetab. Siuksed taskukesed, sinna saad sisse panna mida iganes. Et siin on näha, kui ilusti see paisus, siis täiesti tühi, sinna panna mida iganes vahele. Kas soolast või magusat ja mis taina sa teed. Et väga maitsvat soovitan soojalt teha. Esimene kord on võtab rohkem aega, vähe asja tuntsu, aga iga korraga õpib igasuid nippenõkse, väga maitsev. Ja siin eelmine päev sai proovitud vähe selliseid lavassi taoliseid asju tehtud ka sellest. Need on väga lihtsalt teha, sinna on ainult vaja vett, soola ja jahu, mitte midagi muud. Tulevad ka siuksed huvitavad põnevad taskud ja samamoodi magusad või soolased saab teha. Fantaasia on ainult piiriks. Aga klikka laiki, jaga videot, kirjuta murale ja mina tänan vaatamast.
tšauka.